Islamistlik rühmitus Hamas tegi Iisraelile mastaapse üllatusrünnaku. Iisraelil on õigus kaitsta oma inimesi. Peaminister Benjamin Netanyahu kuulutas välja sõjaseisukorra. Rõõm on teid tervitada Meediapalati 15. saates. Nagu ikka meil traditsiooniks saanud on ümarate numbrite puhul, on ka tänase saate teema natuke teistsugune kui tavaliselt. Täna räägime väga, ütleme siis, mitmekihilisest ja võib öelda ka tundlikust teemast, mida on siis Iisraeli ja Hamasi konflikt ja teeme seda siis läbi oma erialade vaate. Avame teile natuke ajaloolist tausta, kuidas kajastub konflikt rahvusvahelistes suhetes ning mida teeb või ei tee selle kõige keskel ka ajakirjandus. Ja ma tahakski siis siin saate alguses ära rõhutada, et me ei pretendeeri siin saates mingisugusele absoluutsele tõele, vaid me küsime küsimusi ja arutame kogemust ja sündmust üle nii, nagu meie seda siit Tartust näeme. Kui tavaliselt on meil külas inimesed meie enda kursuselt, tähendab meie enda erialalt, siis täna oleme stuudiosse külla kutsunud hoopis tudengid rahvusvaheliste suhete ringist. Tere, Solveig Johanna Niitra. Tere. Ja tere ka sulle, Siim Vaher. Tere. Küsikski paar küsimust siia algusesse teie mõlema käest, et Solvik, sa ütlesid enne saadet, et oled ise Palestiinaga seotud, oled läänekaldal käinud, võib-olla sa avaksid paari lausega, et mis on sinu isiklik kokkupuude selle teemaga? 2019. aastal ma siis tõepoolest, mul avanes võimalus siis elada umbes 6 aega Palestiinas ja ma elasingi siis läänekaldal Betlemmas ja külastasin ka Hebronit ja natukene seda põhjaala Palestiinast ja siis mul oligi selline võimalus seda konflikti uurida siis väga otseselt ja väga vahetult ja rääkida seal kohalikega ja üleüldiselt see, mis me seal siis vabatahtlikena tegime, oli näiteks see, et me ehitasime sinna nendele katustele näiteks mingeid kasvuhoonelaadseid asju, et nad saaksid ise asju kasvatada ja korraldasime sealsete lastega erinevaid tegevusi ja põhiline rõhk oli ikkagi sellele, et seda konflikti siis Palestiina vaatest hästi palju õppida ja peale seda ma olen ka oma ülikooli õpinguid hästi palju siis selle Palestiina teemaga sidunud ja üritanud seda võimalikult erisuguste vaatenurkade alt uurida. Ja Siim, kuidas sina sellele teemani jõudnud oled? Tere kõigile, et minul küll nii vahetut kogemust kui Solveigil ei ole, aga ma olen elanud 1 aasta Montrealis, Kanadas ja Montreal on hästi multikultuurne linn, seal on esindatud nii need ortodoksed juudid, kui ka seal on ka väga suur nii-öelda araabia kogukond, siis Liibanonist, Magrebi piirkonnast. Läbi selle oma Montreali kogemuse, kus ka see Palestiina-Iisraeli teema ikkagi oli kogu aeg natuke õhus, et jagati mingisuguseid Palestiina toetamiseks mingeid flyer'eid näiteks ülikooli ees või midagi, et siis niimoodi olen kokku puutunud ja mind ennast huvitab ka antisemitismi ajalugu või selle kujunemislugu või kuidas see on aja jooksul nagu muutunud, et see on minu enda siuke isiklik huvi ja kirjutasin ühe väikse essee ka sellel teemal esimesel kursusel. Väga huvitav. Mõlema puhul ma arvan, et suurem kokkupuude kui meil Kristoferiga, sest meie läheneme asjale puhtalt ajakirjanduslikust perspektiivist. Aga võib-olla sa natuke tutvustadki, mida me siis ajakirjanikena teinud oleme. Jaa, meie Martiniga eile läksime Tartu tänavatel, uurisime inimestelt, mida nemad üldse arvavad sellest Iisraeli ja Hamasi vahelisest konfliktist. Et võib-olla alustuseks kuulamegi selle ära ja siis arutame veidi nende inimeste neid seisukohti. Kui kursis selle teemaga üldse olete? Ma tahaks olla rohkem kursis, aga olen vähem kursis. Mis mind takistab, ütleme, et võib-olla seda muud negatiivset on ka nii palju, et lihtsalt seda negatiivset ei taha nii palju kuulata. Nii palju on kursis, et Iisraelile mindi kallale ja Iisrael nüüd sõdib vastu ja uskumatud ühesõnaga või usklikud tahavad hakata uskumatutele kallale ja ma ei saa aru jama. No kui kursis te praegu olete selle teemaga? Ma olen ikka väga kursis selles mõttes, et see, kuidas Hamas ründas Iisraeli praegu, on üks suur sigadus. Et sellist asja ei oleks tohtinud olla. Ja see, et nad kasutavad nüüd lapsi ja naisi inimkilbina, on ülimalt häbiväärne.
mina olen Iisraeli poolt. Igapäevaselt uurinud ja ka ajalugu rohkem uurinud, nii et suhteliselt harvaks, jah. Kas see konflikt siis tõi selle esile, et hakkasid rohkem seda teema? Jah, kindlasti. Ma olen väga vähe sellega kursis praegu. Ei ole lihtsalt jõudnud vaadata seda. Aga mis allikate kaudu te seda konflikti jälgite? Kas läbi ajakirjanduse või ka kuskilt mujalt? Ajakirjandus, internet, Facebook, mis iganes, eks ole. Et seal ei ole nagu selles mõttes vahet. Ma olen väga vastu sellele, kuidas neid nõndanimetatud palestiinlasi praegu ära kasutatakse. Mõlema poolega on tegemist valekäitumisega, nii Hamsasi poolt tsiviilelanike tapmisega, kui ka Iisraeli poolt inimõigust, tsiviilelanike tapmist ja kõik sellega. Kui ma peaksin valima poole, siis ma valiks... Ma ei nõua seda, aga... Ei, ma pigem rohkem toetan siis... Ma toetan Hamsasid teisel, ma toetan palestiinlaseid inimesi kui tsiviilelanikke. Et see on, kes vajavad abi ja vajavad toetust, jah. Miks selline hull olukord, hullematele, jah. Ainult saab hullemaks minna, ma ei usu, et siin diplomaadid istuvad kõik kõrvad peal. Jube. Kui üldiselt ütelda, siis see on väga jube, see on väga hirmutav. Et ei tahaks olla ennem selles olukorras nende inimeste hulgas, kes seal Gazas on, ega ei tahaks ka praegu seal olla. Et igal juhul on see väga hirmutav. Kas teie arvates praegu ka Ukraina teemalt on seetõttu tähelepanu läinud jälle kõrval ja see on probleem? Jaa, ma olen sellega täiesti nõus. Ma rohkem pööraks tähelepanu sinna ja kuulaks rohkem seda lugu. Ei, ta lihtsalt kasutab seda Ukraina-Vene sõda ära. Mina arvan nii. Et nendel oli plaani samu juba omavahel jälle tõmelda põhjusele relvade pealt teenida. Jah, just nimelt Ukraina sõjalt on juhitud tähelepanu eemale. See lihtsalt tahetakse vist suunata sinna Iisraeli peale, et siis natuke annab järgi see sõda, et siis venelane saab Ukrainas rohkem möllata. Mina arvan niimoodi. Aga kas teie arvates see Iisraeli sõda võib varjutada Ukrainasega? Ma arvan küll, et küll võib. No kindlasti on Ukraina teema kõrval jäänud, siis on ka ju tegelikult konflikt, mis veel on nõus, on Jaapan, Taiwan ja kõik see, mis seal Uurali mestiku kandis on. Et see on ka kõik kõrval jäänud, et ongi, et pluss uus riikide see suhtluspakett BRICS ka veel, mis tuleb peale, mis tegelikult Eesti meedias pole juba kajastatud väga. Et siin on kõike, mis tähendab, et 3. maailmasõda on tulekul ja see on kõik, mis ma oskan öelda. Aga kas te olete ka sotsiaalmeedias märganud mingeid konflikte inimeste vahel, kus vaieldakse sel teemal? Ei ole, kas ma ei ole lugenud, ei ole huvi tundnud, aga ei ole. Ma olen kuulnud, et on mingisugused meeleavaldused tehtud, aga ma pean vastusse võlgu, kes ja mis mu, kas lapsed ka küsisid, ma olen väga naiivne, kes seal on Iisrael ja kes on Palestiina. Minu arvates ei ole seal küsimus üldse palestiinlastes, on hoopiski vist iisraelastest ja mingis terrorirühmas. Et ei, ma ei oska, sotsiaalmeedias ma ei ole seda niimoodi jälginud. Kas te olete ka Eestis märganud erinevaid vaidlusi sotsiaalmeedias? Jaa, see on lõhestanud praegu. Et Eesti ühiskond sellel teemal tegelikult kahte leeri? On läinud kahte leeri, jah. Et mul on sõbrad Palestiinas, kelle elu pärast ma ikka kardan ja eks pean ennast kurssi viima küll selle sõjaga, aga siis kui Ukraina sõja tuli teemaks, see muutus uueks, siis ma uurisin selle kohta nii palju, et ma ei suutnud igapäevaselt üldse mingisugust rõõmu leida. Kõik on pekkis ja aina hullemaks läheb, aga tuleb loota, et miski paraneb. No nagu kõlas, siis inimeselt tegelikult vaatavad seda teemat suhteliselt pessimistlikult, räägid siin 3. maailmasõjast ja tundub, et inimesed ikkagi kardavad seda, et kuidas teile kas need arvamused olid üllatusena teile? Ja mulle ka eriti tulnud. Et suhteliselt standardsed sellised arvamused, mis praegu inimeste seas liiguvad. Jah, arvamus oli seinast seina selles mõttes, et oli inimesi, kes on rohkem kursis ja oli neid, kes on vähem, aga huvitav selle juures oli see, et kui me seda tegime eile, siis tegelikult minu kogemus oli see, et väga paljud inimesed tegelikult ei tahtnud rääkida sellest, et pigem eelistati vaikida ja öeldi, et sellel teemal mina küll nagu rääkida isegi anonüümselt ei soovi, et see oli huvitav. No, hetkeseisuga ikkagi ju, kui me vaatame neid meeleavaldusi, mis toimusid Tallinnas ja eriti seda, mis toimus siis Palestiina toetuseks, siis tegelikult ju võeti põhimõtteliselt mitte millegi eest inimesi kinni ja trahviti neid.
et alustati väärteomenetlusi põhimõtteliselt lause eest, et from the river to the sea, Palestine will be free, ehk siis nagu jõest mereni, mis minu jaoks näiteks tähendab hoopis teist asja kui seda, et me peaksime kõik juudid, kes Iisraelis elavad, ära tapma, aga noh, see on siis tõlgendamise küsimus. Et ma arvan, et inimesed kindlasti on natukene kartlikud oma arvamuse väljendamises hetkeseisuga. Jah, ja seal ei pruugi ka võib olla see kartlikkus ja teisena võib ka olla see, et nagu ikka selliste teemade puhul, mis võib-olla jäävad Eestist natuke kaugemaks, et inimesed lihtsalt ei taha tunduda kuidagi, ma ei tea, ebapädevad või lihtsalt neil ei ole piisavalt taustainformatsiooni ja nad lihtsalt ei taha arvamust avaldada, et see on ka võimalus. Aga selleks, et seda taustainformatsiooni saada, näiteks ka kuulajad, kes praegu seda saadet kuulavad, siis ongi võib-olla hea minna ajalukku ja vaadata, kuidas ja mis kõik juhtus, et kui kaugele me umbes tagasi peaksime liikuma Siim, et aru saada sellest, kuhu praegu on jõutud. Et aru saada sellest, kuhu praegu on jõutud, peaks liikuma tegelikult ikkagi väga kaugesse minevikku. Juba enne meie ajaarvamise aega. Et rauaajal siis kujunesid Iisraeli aladel välja 2 riiki ja nad suutsid isegi iseseisvad olla teatud perioodil. Üks oli siis see Juudariik, mis asus rohkem siis tänapäeva Lõuna-Iisrael võib öelda niimoodi, ja põhjas oli siis Iisraeli riik. Ja see, mis nende riikidega siis hiljem toimus, ehk siis kuskil 8., 7., 6. sajand, et 8. sajandil süürlased allutasid endale Iisraeli ja Juudariik püsis siis iseseisvana natuke pikemalt, aga see ka vallutati varsti suuremate võimude poolt ära ja siis tekkiski kohe esimene selline juudi diasporaalaine, et sealt siis Jeruusalemmast ja Juudariigist viidi elanikke siis Babyloniasse. Seda on siis kutsutud Babyloonia vangipõlveks. Ja siis järgnevad ajaloo sündmused, eks ole, saabub Pärsia kuningas, nii-öelda vabastas juudid sellest vangipõlvest, lasti neil uuesti Iisraeli tagasi minna, aga siis mingi hetk tuli peale ka Rooma impeerium, natuke siis pärast Kristust aegadel juba, ja siis erinevad ristisõjad ja konfliktid ja ka araablaste vallutused 7. sajandil, mis tähendas ikkagi seda, et see diasporaa kogu aeg suurenes. Et elanike neid heebrialasi või siis juudi hõimu järeltulijaid jäi nagu aina vähemaks ja toimus selline rahvastiku muutus, et tuli tasemele siis araabia taustaga inimesed, ehk siis palestiinlaste eellased, eks ole, eriti selle araabia vallutusega. Ja siis alates 16. sajandist tugevnes siis Ottomanide impeerium, mis püsis suurvõimuna kuni siis 20. sajandini. Aga kui nüüd rääkida sellest nii-öelda tänapäevasest rohkem ajaloost, et kuidas on juhtunud nii, et 2 rahvust üldse omavahel läbi ei saa, siis tuleb minna tegelikult 19. sajandisse välja. Ja 19. sajandil see tõi siis kaasa rahvusluse tõusu tegelikult Euroopas igal pool, nii Eestis, eks ole, rahvuslik ärkamine Saksamaal. Ja see oli siis üldine kontekst tegelikult, mille raames tekkis ka see sionistliku liikumise idee. Et juudid, kes olid sajandeid elanud erinevates maailmakohtades, põhiliselt Euraasia kontinendil, et nemad siis võiksid asutada oma riigi või kuidagi, et see rahvuslikkus kuidagi rohkem esile tõsta. Ja see on oluline tegelane on Theodor Herzl, kes arvas, et ajakirjanik, kes tegutses Austrias, ja tema arvas, et juutidel on siis 2 võimalust, et üks võimalus on integreeruda ennast rohkem kohalikesse ühiskondadesse, võib-olla natukene lasta lahti nendest traditsioonidest, mis juutidel olid aastatuhandete jooksul tekkinud. Et see oli tema selline esimene idee. Aga kõik muutus tema jaoks 19. sajandi lõpus, et tsaari Venemaal toimusid juudi pogrommid suhteliselt regulaarselt ja ka Prantsusmaal, Lääne-Euroopas siis toimus üks afäär, mis on saanud kuulsaks tegelikult läbi Emile Zola avatud kirja J'accuse ja selles afääris siis mõisteti süüdi üks juudi päritolu Prantsuse kapten Alfred Dreyfus, keda siis kahtlustati spionaažis. See lõhestas Prantsuse ühiskonda see afäär, sest tegelikult tema süüdimõistmisel võltsiti dokumente, mis tähendas seda, et ta tegelikult ei olnud süüdi, tegelikult oli hoopis süüdi keegi teine. Aga neid tähendab see kohus, kes ta üle kohut mõistis, neid seda teist inimest ei arvestanud, et seal on selles kohtu case'is on näha siukest antisemiitlikku hoiakut.
ja see lõhestas kõvasti Prantsuse ühiskonda, olid siis need Dreyfusaarid ehk siis need, kes pooldasid Dreyfust ja need, kes ei pooldanud. Ja peale seda sündmust tegelikult lõpuks Dreyfus ta saadeti asumisele, aga lõpuks peale vist 3 kohtuprotsessi ta mõisteti ikkagi õigeks. Ja siis Herzlile sai sellel perioodil selgeks, et mingisugusest integreerimisest ei saa rääkida, sest antisemitism on lihtsalt Euroopas niivõrd tugev, et see ei saa toimuda. Järelikult nägi tema lahendusena, et tuleks luua juudiriik. Ja siis hakati algatama selliseid sionistlikke konverentse ja 1900. aastate alguses otsustatigi rajada juudiriik Palestiinasse. Ja oluline on ka mõista läänemaailma hoiakut, et läänemaailm nägi sellel ajal Palestiinat kui sihukest inimtühja, vaesunud maad, seal ei olnud eriti kedagi, mis tegelikult see ei vastanud tõele, eks ole, seal oli elanud mitmeid sajandeid juba siis palestiinlased. Ja ka umbes 10 000 juuti, kes olid sinna jäänud. See on sihuke suhtarv, et neid oli seal tegelikult hästi vähe. Ja tegelikult suhted juutide ja palestiinlaste vahel olid küllaltki head. Aga siis toimus, kui see nii-öelda idee kiideti heaks ja ka Euroopas olid enne esimest maailmasõda juudiprogrammid, tegelikult saabusid juba esimesed inimesed, siis juudid Palestiinasse. Seal tekkisid juba kogukondade vahel sellised väikesed hõõrumised enne esimest maailmasõda, tihti sellepärast, et juudid ei tahtnud palestiinlasi tööle värvata endale. Jah, aga kuna nii-öelda huvi puudus Euroopas, siis eriti sellele tähelepanu ei pööratud, et vaja oli tegeleda ikkagi enda impeeriumite tugevdamisega. Ja kui siis esimeses maailmasõjas keskriikidega liitus Ottomani impeerium, millele tegelikult Palestiina kuulus, siis muutus see ka lääneriikidele oluliseks. Ja kui nähti, et Ottomani impeerium on suhteliselt nõrk ja et nii Iraagi põhjaosas kui ka tegelikult Süürias on strateegilised maavarad, siis prantslastel ja brittidel tekkis kohe idee saada osa sellest piirkonnast. Ja 1916 sõja käigus võeti eelduseks, et Ottomani impeerium kaotab, otsustasid prantslased ja britid siis selle ala jagada 2. Ehk siis tehti selline salaleping, Sykes-Picot leping, ja sellega siis oleks pidanud prantslastele minema siis põhjapoolne osa Lähis-Idast ehk siis tänapäevane Süüria, Liibanon ja brittidele siis lõunapoolne ehk siis Iisrael ja Iraak, laias laastus, ja ka Jordaania. Aga mis siis juhtus, oli see, et samuti anti lubadusi siis juutidele 1917 Balfouri deklaratsioon, kus siis Briti välisminister kirjutas ühe kirja, avaliku kirja ühele juudi kogukonna esindajale, sionistliku liikumise esindajale Suurbritannias, et juutidel on ka õigus oma riigile. Et nad mitte oma riik niimoodi otseda seda ei öelnud, aga et oma kodu võivad nad Palestiinasse luua. Ja samas lubati ka araablastele 1915 tegelikult juba ühele olulisele isikule, Mekka šarifile Hussein bin Alile, et kui ottomanid nii-öelda nõrgenevad ja kui araablased aitavad britte ottomanide vastu võitluses, siis nad saavad endale oma riigi, mingisuguse araabia riigi. Ja siis kui seda läbi sai, siis läkski Iisrael ja Palestiina riigi territoorium siis Briti protektoraadi alla ja siis brittide all. Ja sellel ajal, kui ta siis brittide protektoraadi all oli, saabus veel juute sinna. Ja siis toimus teine maailmasõda, eks ole, mis muutis täielikult seda regiooni. Et teise maailmasõja järelmõjul saabus veelgi rohkem inimesi siis Iisraeli, eriti need, kes olid Shoahs või holokaustis ellu jäänud Euroopa displaced persons laagritest, läksid sinna. Ja huvitav on selle juures see, et britid tegelikult üritasid takistada nende asumist siis Iisraeli. Just sellepärast, et mitte halvendada suhteid siis kohalike araablastega ja see kaudu ka hoida nagu tugevana enda impeerium. Ehk siis me näeme ka juba seal esimestel perioodidel, et osaliselt nende konfliktide taga on ka Suurbritannia, kes ühelt poolt annab lubadusi ühele rahvale, teiselt poolt teisele, ja huvi on siis hoida oma võimu piirkonnas ja tegelikult tekitab sellise konfliktse olukorra. Ja siis 1947 ÜROs otsustati siis luua ikkagi 2 riiki, et üks juutidele, üks araablastele, Jeruusalemm pidi jääma rahvusvaheliseks alaks. Tegelikult tollase saja kontekstis ja ka vaadata varasemat ajalugu, siis ikkagi siuke utoopiline plaan,
et kuidas see üldse teostada sai, oli see, et esiteks juudi autoriteet, mis siis korraldas juutide asumist Iisraeli, tegeles aktiivselt lobiga, mille käigus siis veendi erinevate riikide esindajaid selle resolutsiooni poolt hääletama. Ja ka siis ühelt poolt USA, kes oli selle küsimusega tegelenud, loodi eraldi komitee 1946, eks ole, et koos brittidega arutada Palestiina tuleviku üle. Ja ka Briti mandaat pidi ametlikult lõppema mais 1948. Seega oli nagu rahvusvahelisel tasandil mingisugust lahendust sellele olukorrale vaja, aga nagu ajalugu on näidanud ja näitas, siis araablased sellega nõus ei olnud, protesteerisid selle 2 riigi loomise vastu. Iisraeli riik otsustas ennast ikkagi välja kuulutada ja algas ka kohe esimene sõda 1948 ja sellistes sõdade olustikus oleme siis tänapäevani. Ja ma võib-olla lisaksin Siimu väga põhjalikule ajaloolisele ülevaatele seda, et loomulikult selline asi ei saanud toimuda kuskil rahulipu all, et nüüd palestiinlased lähevad ja annavad need alad siis Iisraelile, sellised, ma arvan, et mitte kellegi jaoks ei tundu see realistlik, et see ÜRO mandaat ja iisraellaste siis sinna riiki kolimine hõlmas endast siis 700 000 palestiinlase kodudest väljaajamist. Seal olid tohutud tapatalgud ja sellele siis viidatakse Palestiina ajaloos kui esimesele Nakbale. Nakba siis tähendab katastroofi. Hävitati sadu ja sadu külasid ja asemele ehitati siis iisraellaste asustused ja siis kui tavaliselt nendele pagulastele siis, mida tekkis siis selle konflikti käigus 700 000, on siis rahvusvahelise õiguse raames õigus nagu oma kodukohta naasta, siis see ei ole palestiinlaste puhul tõsi, sellepärast et neil esiteks ei ole kohta kuhu naasta ja teiseks palestiinlaste jaoks loodi ÜRO allasutusena siis täiesti eraldiseisev pagulasorganisatsioon, et kui kõik ülejäänud maailma pagulased lähevad siis ühe ÜRO pagulasorganisatsiooni alla, siis palestiinlased on täiesti eraldiseisvad ja eraldi organisatsiooni all ja neile ei kehti siis samad õigused, mis siis ülejäänud maailma pagulastele. Ja, et see esimene Nakba, nii palju kui mina olen aru saanud, ongi põhjustatud sellest esimesest Iisraeli ja Araabia riikide vahelisest sõjast, et siis toimus selline põhjalikum massiivne palestiinlaste lahkumine, kellest paljud asusid siis Gazasse, tänasesse Gazasse ja ka siis läänekaldale. Ja mis on ka, mida tuleb ka arvestada, on see, et kuigi nad olid põgenikud, just kui Araabia maailm väliselt toetas palestiinlasi, siis tegelikult palestiinlastel tekkisid nendes uutes maades suured probleemid sinna ühiskonda integreerumisega. Nad pandi sinna mingisugusesse ebainimlikesse telklaagritesse ja siis nad lihtsalt olid seal. Nagu ka tegelikult peale teist maailmasõda inimesed olid displaced persons laagrites, aga lihtsalt veel veidi halvemates oludes. Et ka see Araabia riikide väline toetus Palestiinale, et see oli ka välispoliitiline ja selline diplomaatiline samm, et tegelikkuses tollal selle esimese Nakba käigus sisuliselt kui Palestiina inimestele mõelda, siis see nagu ei väljendunud. Ja ma võib-olla, kuna praegu on käimas ka Pimedad tööd filmifestival, siis ma ütleksin ka ühe filmisoovituse, mis võib-olla näitab seda siis küladest pagendamist ja nii edasi, et see on Netflixis saadaval, see on mängufilm nimega Farha, et eile vaatasin ise ka üle ja täiesti, ma soovitan vaadata. Ja väike filmisoovitus ka väga hea. Andrei Hvostov kirjutas ka Ekspressi ülevaate sellest Araabia-Iisraeli konfliktist ja tema tõi ka selle välja, et kõiges on süüdi britid. Et kas see on selline nii-öelda õige üldistus sellele teemale? No see teema on kindlasti komplekssem, aga kui vaadata neid brittide antud lubadusi nii juutidele kui ka palestiinlastele, siis võib küll öelda, et nemad paljuski oma kahetise poliitikaga suurendasid juba neid olemasolevaid pingeid. Et ma olen selles mõttes temaga nõus. Kas nüüd kõiges britid süüdi on, seda ei saa öelda, aga kui Palestiina oli nende protektoraadi all nii-öelda, kui nende väed seal olid ja ka enne need poliitilised
korraldused, kui neid arvestada, siis võib küll öelda, et brittidel oli ikkagi oma käsi mängus, aga seal peab ka arvestama seda tollast konteksti, et mis oli brittide soov siis, oligi saada strateegiliselt enda kätte tähtis koht, et see Lähis-Ida piirkond on seda alati olnud, sest see ühendab Euroopat Aasiaga ja brittidel olid Aasias tohutud valdused, India näiteks. Et brittidel oli lihtsalt see oluline ka selle poolest, esiteks sealt leiti naftat ja teiseks, et majandus nii-öelda tee siis Indiast Euroopasse oleks kindlustatud. Ja prantslastel tegelikult samamoodi, miks prantslased sellega kaasa läksid, oli ka osalt võib ka öelda, et britid ei olnud kõiges süüd, eks. Prantslased olid nõus brittidega selle salalepingu tegema, et võib ka natukene võib-olla prantslastele tuhka pähe raputada. Et küll prantslaste käes oli protektoraadil oli Liibanon ja Süüria, mis on ka nüüd kujunenud tõeliseks, Süüria on võib öelda läbikukkunud riik ja Liibanonis valitseb Hamasi-laadne organisatsioon nagu Hezbollah, eks ole. Nii et ja ülisuur majanduskriis hetkel. Kas see nüüd otseselt prantslastega seotud on, seda ei ole pädev nagu lahkama. Aga prantslased lähtusid eelkõige sõja ajal enda strateegilistest huvidest, mis siis võimaldas tekkida sellisel olukorral, kus oli lihtsalt vaja hoida seda ala nii-öelda enda käes. Ja Iisraeli vaadatakse tihti kui niisugust võtit Lähis-Itta, et see on nagu hästi strateegiliselt oluline punkt. Mitte ainult siis brittidele ja prantslastele, aga üleüldiselt ka siis hilisemas tulevikus see on oluliseks saanud ka, eks ole, USA-le. Ja ma arvan, et selles nii-öelda süü küsimuses võib vaadata ka brittide koloniaalpoliitikat ülejäänud maailmas või protektoraadi poliitikat, et erinevad nimed suht sama tähendas, et samal hetkel ju tegelikult Lõuna-Aafrika Vabariigis oli väga tugev segregatsioon ja nad lõid tegelikult Iisraelis selle pinnase, et saaks umbes sarnane süsteem uuesti tekkida. Meediapalat. No nüüd me jõuamegi tänapäeva, kus siis 7. oktoobril Hamas tegi rünnaku Iisraelile, eks ju. Mida see näitab? Kas see näitab seda, et need pinged olid ikkagi niivõrd, kuidas ma ütlen, ikka veel teemas, et see rünnak tuli? Või seal on mingisugused teised kaalutlused, miks Hamas otsustas üldse nii teha? Tegemist on, eks ju, terrorrühmitusega, sellega me kõik nõustume. Ma arvan, et seal on mitu tahku, et me peaks kindlasti vaatama neid sündmusi, millest me tegelikult tegime ka Ringjoonega saate Siimu ja Karl Kajakuga, mis on siis Spotify's üleval. Me tegime seda siis enne 7. oktoobrit, me tegime selle kevadsemestril ja seal me rääkisime sellest, kuidas on ajalooliselt olnud väga verine aasta palestiinlaste jaoks, et seal olid toimunud siis rünnakud Palestiina pagulaslaagritele Jeninis, seal olid toimunud rünnakud Al-Aqsa mošeele Jeruusalemmas, mis on siis nagu kõige püham paik üldse moslemite ja eriti siis Palestiina moslemite jaoks, et seal oli hästi palju tapmisi. Selle kõige taustal on siis tegelikult asjaolu, et Iisraelist oli võimule siiani kõige parempoolsem valitsus üldse, et seal ongi inimesed nagu Ben Gvir ja nii edasi, kes siis näiteks hakkasidki siis nendele asunikele, kes siis nii-öelda Palestiina aladel elavad, aga kuhu on ehitatud siis Iisraeli asustused, siis nendele asunikele, kes on siis ultraortodoksed sionistid, hakati jagama siis käsirelvi ja siis need tapmised on nagu väga suures osas nagu, need olid väga kõrgel tasemel juba ammu enne seda 7. oktoobri rünnakut. Et ma ütleks et seal on hästi palju taustaasju, et kindlasti kui inimesed ütlevad, et see oli täiesti provotseerimata rünnak ja et Iisrael ei teinud mitte midagi valesti, siis see on minu arust nagu jama jutt. Jah, et tõepoolest see parempoolne valitsus toetab siis kolonistide tegevust. Siin see on täiesti selge. Ja samuti ka nii palju palestiinlasi surma ka sellepärast, et Iisraeli riik käsitleb Hamasi läänekallast ja ka läänekaldal tegutsevaid rakukesi kui ohtu oma riigi julgeolekule, nii et sinna korraldati ka hästi palju sõjalisi siukseid väikseid spetsiaalseid operatsioone, mille käigus ka ohvriks langesid tsiviilisikud. Jah, et see 7. oktoobri nii-öelda rünnak Hamasi poolt, mis on selle puhul huvitav, on see, et Iisrael peaks olema
üks kõige parema luureteenistusega riik maailmas, et see on tekitanud tõesti hämmeldust rahvusvahelisel tasandil, et kuidas ei nähtud ette sellist massilist rünnakut, sellepärast et niisugust asja läbi viia, see ei ole mingi stihiline asi, eks ole, et kuskil otsustatakse jooksvalt. See oli ikkagi selgelt organiseeritud eelnevalt, et kuidas Iisraeli ametivõimud selle maha magasid, seda enam, et neil on Gaza üle täielik väline kontroll, valvedroonid ja nii edasi, mida seal kohal lennutatakse. Et see on tõesti nagu üllatus halvas mõttes. Kohati inimesed võib-olla isegi võiksid öelda, et just kui Iisrael lasi sellel juhtuda, et ma olen hästi palju kuulnud selliseid väiteid ka, ma ise olen nagu pigem skeptiline selles osas. Ja ma olen ka skeptiline, ma ei usu, et Iisrael tahaks, et siuke asi juhtuks, aga natuke peab ka tuhka pähe raputama Hamasile, et see, mis nad tõesti on korraldanud, on andestamatu tegevus ja ka strateegiliselt ma ei mõista hästi nende loogikat. Kas nad siis ei arvestanud sellega, et kui nad sellist asja teevad, et Iisraeli poolt ei tule siis niivõrd laastavat vastust, sest kõik teavad, et Iisrael on Lähis-Idas üks kõige parema relvastusega riik, lihtsalt puht julgeolekuliselt, sest kõik nende naabrid ei taha, et nad oleksid olemas, eks ole. Nii et ma arvan ka Hamasi poolt täiesti nagu vale selline taktikaline käik, et rünnata just tsiviilelanikke, eriti praegu parempoolse valitsuse ametiajal, kus on teada, et nad on ilmselgelt nende asunike poolt, eks ole, ja kui nendega midagi juhtuma peaks, siis ilmselgelt see vastus tuleb tõsine. Et ma arvan, selles olukorras on kindlasti hetkel, mis nüüd on toimunud, raketirünnakud Gazale ja nii edasi, selles on kindlasti süüdi ka Hamas, et nad üldse julgesid sellist rünnakut ette võtta ja ei arvestanud nende tagajärgedega, mis sellest rünnakust võiks tulla. Me oleme selle Hamasini jõudnud, aga võib-olla selgituseks, mis asi see Hamas üldse on. Et me ajakirjanduses loeme, et tegemist on terroriorganisatsiooniga, kes on, kui ma nüüd õigesti aru saan, võimul Gazas ja demokraatlikult sinna valitud. Jah, et Hamas, siis selle loomine on siis seotud Iisraeli riigis möllanud sisekonfliktidega, et loodi aastal 1987 sellise isiku poolt nagu Ahmed Yassin, kes oli islami kleerik ja tegelikult tegutses Gazas 60ndatel aastatel, ta tegi seal siukest tänapäeval võiks öelda sellist vabatahtlikku tööd või siis sellist heaolu tööd. Rajas sinna mošeesid, haiglaid, haridusasutusi. Aga ta kuulus siis sellisesse rühmitusse nagu moslemi vennaskond, mis on rahvusvaheline islamistlik, mitte terroriorganisatsioon, vaid poliitiline organisatsioon, mis põhiliselt siis tegeleb Araabia maailmas siis inimeste religioosse harimisega, toetavad sellist religioosset maailmavaadet. Tema selle vennaskonna nagu liige ja tegutses siis Gazas, et sellel vennaskonnal oli siis allorganisatsioon, mis Gazas tegutses. Ja tema siis lõi selle Hamasi, et algselt see Hamas oli teise nimega, oligi selle vennaskonna järgi nimetatud araabiakeelne nimi ja siis lõi Hamasi ja Hamasi nimi ise tuleneb tegelikult araabiakeelsest lühendist, mis tähendab araabia keeles islami vastupanu liikumist. Ja selle otstarve esialgu oli siis olla moslemi vennaskonna poliitiline osa. Ja esimese intifada ajal ta siis moodustati, see oli siis palestiinlaste esimene väljaastumine Gazas ja läänekaldal Iisraeli okupatsiooni vastu ja samuti, et võidelda ühe teise organisatsiooniga, mis minu meelest tänapäeval eksisteerib ka, aga ta ei ole nii tugev, et Palestine Islamic Jihad ja see grupp võitis tollal paljude palestiinlaste toetust. Ja Hamas võttis vastu ka oma harta 1988 ja see 1988 harta, ma lugesin seda, et see on täitsa internetis olemas, et saadaval. See on huvitav lugemine. Esiteks on ülimalt religioosne, selle järgi peaks Palestiina olema siis nii-öelda islamiriik. Nad küll seal hartas on öelnud, et nad tolereerivad teisi religioone, aga ainult siis, kui islami religioon nii-öelda nagu ja selle tavad kehtivad igal pool.
ehk siis ma ei tea, kuivõrd palju see on selline teiste tolereerimine ja kuivõrd palju see on lihtsalt nagu viisakas sõnakõlks, et kõlada vähem kuidagi ründavalt. Ja kasutatakse ka absurdteaduslikku teost oma siis mõtete nii-öelda väljendamiseks, et see on selline, see ei ole teos, see on dokument, The Protocols of the Elders of Zion, see on ka olemas internetis minu meelest. Ja see on siis selline võltsdokument, mille järgi olevat siis esimesed sionistliku liikumisega seotud kongressid tahtnud ümber lükata kristliku maailmakorda. See dokument ongi loodud kuskil 20. sajandi alguses ja nad kasutavad siis seda dokumenti kui tõestus sellest, et sionistlik liikumine on laiem kui vaid Iisraeli riigi teke. Tegelikult tahetakse nagu tervet valitsevat maailmakorda tuua mingisuguse juudi võimu alla. Ja seda hartat pikalt ei muudetud. 2017 muudeti, see uus versioon on ka olemas internetis ja see on natuke pehmem. Ei rõhuta enam seda juutide domineerimist maailmas, aga ollakse vastu igasugusele kahe riigi lahendusele. Jah, et Hamas on siis selgelt vastu sellele kahe riigi ideele, vastandab ennast selgelt Oslo lepetega loodud Palestiina autoriteedile ja siis Hamas on võimul selle tõttu, et neil tekkis 2000 alguses kohe selle Palestiina autoriteediga omavaheline konflikt, et lisaks sõjale Iisraeliga on Palestiinas ka Hamasi ja Fatah või siis selle Palestiina autoriteedi omavaheline siuke hõõrumine. Nad ei ole suutnud sellest, mis mina aru saan, nagu ära leppida omavahel. Ja Iisrael siis tõmbas oma sõjaväe siis 2005 Gazast ära. Hamas võitis seal parlamendi valimised, moodustas valitsuse ja Palestiina autoriteeti toetas ka lääneriigid, sest Palestiina autoriteet pooldab seda kahe riigi lahendust. Ja see siis ei meeldinud sellele autoriteedile, et Hamas valimised võitis ja nad tõrjuti siis võimult kõrvale. Et tegelikult jah, nad said võimule valimistega algselt, see nad tõrjuti kõrvale ja siis tuli kodusõda ja siis nad nii-öelda kehtestasid ennast Gazas 2007. aastal umbes. Siis see, kuidas siis Gazas valitsetakse, põhinetakse šarial, mis on siis siuke islami kirja pandud tavaõigus enam-vähem. Seal on suhteliselt karmid seadused, eriti mis puudutab siis naiste riietust, et seda kontrollitakse. Algaastatel okupatsioon või siis selle Hamasi võimu algaastatel oli ka segregatsioon täiesti avalikus ruumis ja selline organisatsioon nagu Freedom House on leidnud, et Hamasi valitsemise puhul puudub ka igasugune läbipaistvus. Ja Hamas surub alla siis Gazas aktiivselt sõnavabadust, vabat meediat ja poliitilist opositsiooni, et sellest Hamasi ja Palestiina autoriteedi omavahelisest sisesõjast on teinud ka põhjaliku reportaaži France 24 või siis Prantsusmaa 24, Prantsusmaa avalik-õiguslik meediakanal. Ma ei tea, kas inglise keeles ka on, prantsuse keeles on see olemas, kus nad käisidki Gazas rääkimas inimestega, et kui sa seal toetad siis seda Palestiina autoriteeti, siis sul on väga raske. Sa võid olla siis Hamasi julgeolekuteenistuste huviobjekt, sind võidakse nii-öelda sanktsioneerida selle eest. See oli hästi huvitav reportaaž, mis näitab seda, et kuivõrd kirju see pilt on ka nii-öelda Gazas endas, et tegelikult on seal võimul ikkagi represseeriv organisatsioon. Neil on hästi palju igasuguseid allkehasid. Juhtimine käib põhiliselt läbi poliitbüroo, mis asub Türgis. Hamasi on alati toetanud Iraan. Iraan on neile pakkunud nii Hezbollah kui ka Hamasi juhtidele siis võitlejate treeninguid, näpunäiteid, sest Iraanil on enda nii-öelda siuke islamistlik kaardivägi. Seal on siis nendega koos on siis treenitud ka Hamasi võitlejaid. Ja luureametnikud ka kinnitavad, et enne 7. oktoobri rünnakuid treeniti Iraanis neid Hamasi võitlejaid, mis näitab, et selleks valmistuti aktiivselt. Ja majanduslikult on abi saadud siis Egiptuselt. Egiptus on Gazasse majanduslikku abi saatnud suhteliselt vahelduva eduga, olenevalt sellest, kes seal võimul on. Kas see, kes seal võimul on, toetab moslemi vennaskonda või ei toeta moslemi vennaskonda. Nii et hetkel minu meelest nüüd nad saavad jälle mingisugust abi piiratud kujul. Aga ühesõnaga see olukord seal Gazas on ka suhteliselt keeruline olnud. Ma võib-olla
mul on paar tähelepanekut lihtsalt Siimu jutuga seoses. Et Siim mainis siis seda, et nad on hästi vastu sellele 2 riigi lahendusele, mis tähendaks siis seda, et oleks Iisraeli riik ja oleks Palestiina riik ja siis need eksisteeriksid seal koos niimoodi, et Palestiina on jagatud läänekaldaks ja siis Gaza sektoriks. Et tänaseks tegelikult ma just kuulasin siin Eiki Bergi ülevaadet sellest olukorrast ja tänaseks on Hamas tegelikult oma äärmusliku retoorika üsnagi kõrvale jätnud. Et nad ikkagi nüüdseks juba räägivad seda, et nad tahaksid selle 1967 aasta siis 2 riigi lahenduse juurde tagasi minna ja nad nüüd oleksid nagu justkui nõus selle vastu võtma, aga enam Iisrael seda ei ole, see pole nende huvides, sest et nad on nii palju nendest aladest nagu enda alla valutanud. Ja Siim siin mainis ka valimisi, 2006. aasta valimisi ja siis lihtsalt üks huvitav asi nendega seoses on see, et Palestiina valimisi siis vaatles 2006. aastal Euroopa Liit ja teisedki sellised demokraatlike valimiste nagu sellised järgivad organisatsioonid ja vaadeldi siis ka nagu teisi valimisi Lähis-Ida piirkonnaks ja tulemuseks oli tegelikult siis see, et Palestiina valimised olid võrreldes teiste Lähis-Ida riikidega kõige vabamad ja natukene üle siis 40% elanikkonnast hääletas siis Hamasi poolt, eelkõige siis olidki nad siis Gaza sektori elanikud ja kuna Iisrael ja USA ei olnud nõus seda aktsepteerima. Nad ütlesid, et Hamas on terroristlik organisatsioon ja see pole võimalik, et elanikkond hääletas siis Hamasi poolt. Võttis siis ka Euroopa Liit oma selle raporti tagasi ja mõistis siis selle valimistulemuse hukka. Ja selle valimisvõidu kõrval tegelikult või selle taustal otsis Hamas koostööd Fataga, et neil oleks ka nagu selline poliitiline know-how olemas, et nad saaksid nagu ajada ka poliitilist asja. Hamas ei ole siis ainult selline militaarorganisatsioon, vaid neil on ka poliitiline pool, nagu Siim ka natukene mainis. Kuid jah, et lihtsalt et taustaks öelda, et ajalooliselt Hamas on avaldanud valmidust poliitiliselt oma asju ajada, mitte ainult siis terroristlikul teel ja rääkinud seda, kuidas palestiinlastel peaks selle juures siis säilima enesekaitseõigus ning et kompromissini ei saa mitte kuidagi jõuda ilma selleta, et Iisrael ei lõpetaks oma nagu asustuste ehitamist Palestiina aladele, kuid sellega ei ole nagu nõustutud ja seda pole mitte kunagi neile võimaldatud ei rahvusvahelise ühiskonna ega eelkõige ka siis Iisraeli poolt. Jah, et Hamas on tegelikult võrreldav paljuski sellise organisatsiooniga nagu Hezbollah, mis võiks ka ju öelda, et kuidas on võimalik, et rahvas toetab terroristlikku organisatsiooni, aga Liibanonis rahvas on ka Hezbollah toetanud, et Hezbollah Hamasile suhteliselt sarnane, neil on see terroristlik tiib olemas või siis militaarne tiib, poliitiline tiib ja nii edasi. Et suhteliselt sarnased organisatsioonid. Jah, aga ma arvan, et see, et Hamas hoiab ühendust sellise riigiga nagu Iraan, kus on ja selle Iraani valitseva eliidiga, kus on suured probleemid inimõigustega, näitab ikkagi seda, et Hamas võib-olla väliselt väljendab mingisugust valmidust. See võib olla osalt ka sellepärast, et võib-olla mingit rahvusvahelise kogukonna toetust natuke enda poole saada. Aga kas see ka tähendab seda, et nad on konkreetselt valmis neid samme astuma, seda näitab, ma arvan, ainult tulevik. Kas seda saab ka nii tõlgendada, et see on mingisugune hirm sellepärast, et eile õhtul me saime teada, et Iisraeli väed on Gaza südamesse juba jõudnud, et siis nüüd hakatakse mingisuguseid nii-öelda kompromisse otsima? Ma arvan küll, et võib olla mingisugune hirm, sest ütleme niimoodi, et kui nüüd Hamas peaks langema selle 7. oktoobri rünnaku tagajärjel, siis nad saavad süüdistada ikkagi suures osas ainult iseennast. Et siis saab seda küll lugeda selliseks tõeliseks fopaaks, aga hetkel ma arvan, et aeg näitab, mis saab. Jah, probleem on muidugi see, et Hamasi poliitbüroo ehk siis juhatus, see ka tegelikult näitab, kuivõrd demokraatlik on Hamas, et sul peab olema selline asi nagu poliitbüroo üldse olemas, et kui sa oled demokraatlik läbipaistev institutsioon, siis sul üldiselt ei ole poliitbürood. Eestis ei ole sükest asja, Eestis oli süke asi Nõukogude Liidu ajal. Muidugi see poliitbüroo, mis siis oli ja Hamasi poliitbüroo on kindlasti erinevad, aga sellel
kitsal inimeste ringil, kes praegu viibivad põhiliselt Türgis, neil on ikkagi suhteliselt suur kontroll selle üle, mis toimub siis seal Iisrael või Palestiinas siis Gazas. Et jah, kindlasti Hamasiga seoses toimuvad, ma arvan, huvitavad arengud, kuhu kas see organisatsioon jätkab oma tegevust, kas ta muutub selliseks nagu, ma ei tea, näiteks ISIS, eks ole, kus ka mingisugust või Al-Qaida, millel siuke ühtne keskne keskus puudub, pigem sellised rakukesed, kes, et eks aeg näitab, mis sellest organisatsioonist saab, et võib-olla lähevad Liibanoni, siis on seal Hezbollah'ga koos, aga eks aeg näitab. Ma isiklikult võib-olla arvan seda, et see Hamasi rünnak, ma natukene enne rääkisin nendest tagamaadest, et on olnud äärmiselt verine aasta palestiinlaste jaoks, aga selle taustal on tegelikult ju ka hästi palju olnud Iisraeli poolseid läbirääkimisi Araabia riikidega, nagu näiteks siis Saudi Araabia ja Iisrael olid siis väga lähedal tegelikult ka mingisuguse kokkuleppe sõlmimiseni. Ja selle kõige taustal siis see ei oleks meeldinud ei Iraanile ega ka siis nagu palestiinlastele, sest et see tähendab, et nagu Palestiinal jääb neid liitlasi järjest vähemaks ja vähemaks. Ja teiseks ma arvan seda, et see üks asi, mis on siis hästi palju tähelepanu keskpunktis, on need pantvangid, kelle siis Hamas on siis kinni võtnud ja ma arvan isiklikult, et see loogika selle taga on olnud nende varasem kogemus siis pantvangidega tegelemisega, et varasemalt on kohati üks pantvang, kes on siis Iisraeli poole pealt kinni võetud, on olnud väärt nagu 1000 Palestiina vangis istuvad siis inimest. Et nagu ma arvan, et see loogika seal taga võis olla see, et nad võtsid pantvangi ja nad lootsid need siis sellele 6000 umbkaudu. Nüüdseks on see arv kindlasti tõusnud, aga enne 7. oktoobrit oli Iisraeli vanglate siis umbkaudu 6000 palestiinlast ja ilmselt nagu mingisugune loogika oli siis see, et nad tahtsid vahetada neid siis pantvangide sellist vahetust teha. Aga see, jah, ma nüüdseks juba arvan seda, et ega sellest Gazast mitte midagi alles ei jää ja see tõmmatakse maa tasa, sellest tehakse parkla ja seal hakatakse naftat pumpuma. Aga millest on nagu tekkinud see, et üldiselt Eesti ühiskonnas näiteks me võiks rääkida sellest, et meie ühiskondlik nagu siuke enamuse arvamus hoiab pigem nõrgema poole. Et selle teema puhul tegelikult see ei joonistu nii selgelt välja, et millest on see lõhenemine tekkinud nii meie ühiskonnas, aga läänes üldiselt? Ma arvan, et siin on hästi palju seos sellega, et me kasutame ikkagi Hamasi suhtes sõna terroristlik organisatsioon ja Iisraeli puhul on tegemist siis nagu, kui Hamas neid ründas, siis see oli terrorirünnak ja see on nagu lääne ühiskonnas hästi selline teema, mis muudab siis kogu sõja või kogu konflikti hästi mustvalgeks. Et kui ühel pool on terroristid ja teisel pool on siis nagu Iisrael, kes on meie liitlane, meie sõber ja nii edasi, siis nagu tegelikult see, kui me kasutame sõna terrorist, siis väga paljude inimeste jaoks võib-olla vastab küsimusele ära, et kumma poolt selles konfliktis olema peaks. Ja ma olen täheldanud, et hästi palju räägitakse sellest, kuidas Iisraelil on justkui ÜRO artikkel 51 all siis õigus enesekaitsele sellise rünnaku taustal, mis tegelikult, kui me vaatame rahvusvahelise õiguse pretsedenti, siis see ei ole sugugi tõsi, sellepärast et rahvusvaheline kohus ehk siis International Court of Justice, nad on varasemalt tegelenud samuti Iisraeli-Palestiina vaheliste asjadega, eelkõige siis sellega, kui Iisrael ehitas siis läänekaldale selle hiiglasliku müüri palestiinlaste ja iisraellaste eraldamiseks ja siis põhimõtteliselt siis küsiti rahvusvaheliselt kohtult nõu, et kuidas nad hindavad seda ja Iisrael põhjendas siis enda tegevust samamoodi siis artikkel 51-ga ÜRO alt ja tegelikult rahvusvaheline kohus ütles, et Iisraelil ei ole õigust artikkel 51-le vähemasti mitte palestiinlaste vastu, sellepärast et Iisrael okupeerib
pidevalt on okupeerinud alates 1948. aastast Palestiina alasid, nad on aktiivne okupeerija ja seetõttu neil ei ole õigus enesekaitsele, sellepärast et need alad on tegelikult ju Iisraeli kontrolli all, et artikkel 51 kehtiks, kui neid ründaks mõni teine riik, ehk siis kui oletame Iraan, Liibanon ja nii edasi ründaks neid, Liibanon on rakette saatnud ja Hezbollah kohalolu on seal ka mingil määral tunda, et nagu see kehtib tegelikult ainult sellises olukorras, aga Hamasi vastu see justkui rahvusvahelise õiguse taustal ei kehti. No sealt tulebki välja see, et üks asi on see rahvusvaheline õigus, eks ole, ja teine asi on see, kuidas seda nii-öelda maailmas praktiseeritakse või kuidas sellesse suhtutakse. Jah, et millest see lõhestumine siis võib-olla on tekkinud, et ongi Eesti on olnud USA liitlane, eks ole, võtnud suuna sinna, mis meie ajalugu vaadates ja geograafilist asukohta vaadates on igati loogiline suund. Ma arvan, et ka vaadates meie asukohta, meie idanaabrid, siis ka ma arvan, et õige suund ses suhtes, et USA-ga hoida häid suhteid. Ja USA on alati Iisraeli toetanud ükskõik mis, et ka praegu selle ülimalt parempoolse valitsuse ajal USA toetab jätkuvalt Iisraeli. Seal mängib kindlasti suurt rolli juutide kõrge või osade juutide siis kõrge positsioon USA-s, nende hea lobioskus siis nendel positsioonidel, kus nad on. Ja ka tegelikult, mis on huvitav aspekt, et USA-s elab hästi palju evangeelseid kristlasi, kes võtavad siis piiblit kas sõnasõnaliselt tõena või niimoodi reservatsioonidega, kes on väga suured Iisraeli toetajad. Ja Donald Trump näiteks, lähtudes oma valijaskonnast, kus oli ka palju evangeelseid kristlasi, üritas samuti hoida Iisraeliga väga häid suhteid ja isegi ka natuke eskaleeris olukorda sellega, et tahtis viia saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma. Ja see vist minu meelest tehtigi ära. Et see näitab ka, kui sul saab Ameerikas võimule selline isik, kes välispoliitikast, kellel on väga piiratud arusaam välispoliitikast ja arvab, et ta võib maailmakonfliktid lõpetada paarikümne tunniga, et mis see tulemus nagu on. Aga lõhestumine ongi selle pinnal tekkinud, et kes toetab Eesti riigi poliitikat, kes toetab järelikult kaudselt ka Iisraeli ja need siis, kellel on võib-olla Palestiinaga mingi isiklik kogemus, kes on seal elanud, inimesed, kellele lihtsalt see Palestiina vabadusvõitlus kuidagi võib-olla sümboliseerib võib-olla mingisugust Eesti vabadusvõitlust teatud perspektiivis, siis nemad on võib-olla valinud Palestiina poole, et ma arvan, seal on erinevaid selliseid tegureid. Võib-olla siit kohe liiguks edasi selle küsimuse juurde, et kuna me siin rääkisime USA-st, siis tegelikult meil on ju ka organisatsioon nagu ÜRO, kelle võimuses peaks olema selliseid konflikte vähemasti mingil määral, siis ma ei ütleks, et lahendada, aga nagu vähemasti et neil peaks olema võim sinna sekkuda. Ja siis, kui me küsime, et miks ei ole siis ÜRO Iisraeli tegevust, mis on sulaselgelt olnud rahvusvahelise õiguse vastane ja nii edasi, juba aastaid ja aastakümneid, siis miks ei ole seda hukka mõistetud ja tegelikult siis vastuseks on lihtsalt puhtalt ÜRO ülesehitus, et ÜRO Julgeoleku Nõukogu alaliste liikmete vetojõud, et 1945. aastast alates on siis Iisraeli-Palestiina konflikti lahanud circa siis 36 erinevat siis Julgeolekunõukogu resolutsiooni ja põhimõtteliselt siis 34 nendest on vetostatud olnud siis USA poolt. Ja üleüldiselt on siis Iisraeli jaoks resolutsioone vetostatud USA poolt siis 42 ja nad on üleüldiselt ülemaailmseid resolutsioone vetostanud siis 83 korda, eks nagu peaaegu pooled, et nad on Iisraeli heaks oma vetojõudu kasutanud rohkem kui ühegi teise riigi või üleüldiselt mingisuguse konflikti jaoks ning ka tänase konflikti raames siis USA vetostas näiteks siis humanitaarabi Gaza-sektoris toimetamiseks mõeldud pauside tegemise ja UK ja Venemaa jäid siis erapooletuks, aga see vetojõud siis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui sa oled ÜRO alaline liige Julgeolekunõukogus, nagu USA on, siis isegi kui iga viimne kui üks ÜRO liige hääletab mis iganes küsimuses Palestiina poolt,
ja USA kasutab siis oma häält vetostamiseks, ei saa ÜRO selles küsimuses mitte midagi teha, et see võib-olla seletab natukene seda, miks nagu ei ole suudetud mitte mingit lahendust jõuda, et see näitab nagu USA sisepoliitiliselt võib-olla on see juutide lobi on hästi suur, aga nende puhas mõjuvõim siis ÜRO-s on sellise patiseisuga tekitanud. Meediapalat. No, kui me nüüd võib-olla lähme nüüd selle väikese Eesti konteksti äkki, et siin näiteks 5. novembril toimus meeleavaldus Vabaduse väljakul, kus siis politsei viis ära 5 inimest, mis oli seotud selle loosungiga Vaba Palestiina jõest mereni. Et me näeme, et ka siin Eestis on see polariseerumine toimunud ja seda on näha sotsiaalmeedias, ka avalikult meedias. Vilja Kiisleri intervjuu oli ka, kus siis oli tugevalt seda polariseerumist näha, et kuidas teie olete praegu näinud, et kuidas Eestis selle olukorraga on, et tundub, et inimesed on hakanud mingit pooli valima? Kindlasti, et see taaskord seesama väljend, et inimesed tõlgendavad seda niivõrd erinevalt. Mina arvan, et selline lõhestumine tegelikult on teatud mõttes väga halb, sellepärast, et see aitab esile kerkida sellistel ekstreemsetel äärmustel. Me räägime antisemiitlikest äärmustest ja ka islamofoobsetest äärmustest. Et aitab nagu nendel äärmustel esile kerkida ja leida siis suuremat vastukaja. Me näeme väga hästi seda, mis võib juhtuda Eestis. Et on juhtunud juba Kanadas, kus mina olen elanud ja võin öelda, et Kanada üldiselt on väga rahulik riik siseriiklikult. Seal elab hästi palju erinevatest rahvustest inimesi. Kuidagi nad saavad omavahel läbi. Seal ei ole olnud alates minu meelest 2010. aastate algusest ühtegi terrorirünnakut riigis, mis oleks seotud mingisuguse terroristliku, äärmusliku tegevusega. Et kuidagi tundub, et saavad hakkama, aga nende viimaste protestide näol, kuigi enamik inimesi, kes sinna läheb Palestiinale toetust näitama, soovivad rahu, konflikti lõpetamist, Iisraeli okupatsiooni lõpetamist Palestiinas, siis seal saab ka teatud häält selline antisemiitlik pool, et näiteks siis Ottawa, mis on Kanada pealinn, seal parlamendi hoones toimus demonstratsioon, kus demonstreeriti ka svastikaga lippe ja on ka tehtud svastikatega graffitit näiteks linnaosadesse, kus elavad juudi kogukonnad. Et on näha, et sellised ühiskonda lõhestavad sündmused aitavadki esile kerkida sellistel äärmustel, kes saavad seda tekkinud olukorda ära kasutada, et siis oma vaateid kas siis väljendada või oma vaadetele siis ka mingisugust toetajaskonda leida. Et tõepoolest Kanadas on väga suur juudi kogukond, nad on hetkel seal väga hirmul. Paar nädalat tagasi oli ka selline avalik tegevus sotsiaalmeedias, kus keegi levitas sellist asja, et igat juuti, keda me näeme tänavapildis, neile tuleb peksa anda. Ja tõepoolest politsei arreteeris inimesi, kes seda tegid ja osad juudid siis näiteks Montrealis olidki terve nädalavahetuse kodus ja ei läinudki kodudest välja, sest nad olid lihtsalt niivõrd hirmul, et samamoodi sellised äärmuslikud liikumised tekitavad hirmu inimestes tegelikult. Ka Eesti ühiskonna puhul ma arvan, et kui saavad esile kerkida sellised tegurid, kuskil sotsiaalmeedias levitatakse võib-olla selliseid aktsioone. Õnneks või kuidas vaadata Eestis, õnneks on Eestis siis nii araablaste kogukond, keda võidakse sihtida erinevate rünnakutega, kui ka juutide kogukond siis suhteliselt väike. Et meil võib-olla sellist Kanada probleemi ei ole, mis on sellisel suurel multirahvuslikul riigil, kus tõesti need ekstreemsused võivad nagu rohkem kahju tuua. Aga tõesti, ma arvan, Eestis kõige suurem negatiivne külg ongi see, et saavad see lause, eks ole, see on, kuidas tõlgendab, aga samamoodi oleks võinud ka seal protestil ju tulla keegi svastika lipuga näiteks.
saavad ka sinna imbuda. Kuigi ma tõesti ütlen taaskord, et enamik inimesi kindlasti soovib rahu, soovib sõja lõppu ja nii edasi, aga seal on see väike marginaalne vähemus, kes nende sündmuste läbi saab ennast nagu võimendada. Lisaksin kohe siia juurde, et on ka väga suuri juudi kogukondi, kes mõistavad Iisraeli tegevust hukka, kes osalevad samamoodi, eriti just USA-s nendel meeleavaldustel. Ja võib-olla ma tooksin siinkohal välja sellega, et üks asi on antisemiitlik käitumine, aga teine asi on tegelikult see, kuidas Iisrael ennast ohvrina portreerib, et praegu siis Iisraeli delegatsioon ÜRO-s siis põhimõtteliselt ütleski, et nad kannavad kollaseid Taaveti tähti, kuni kogu rahvusvaheline kogukond mõistab siis Hamasi tegevuse hukka ja et see on lihtsalt võib-olla selline inimese jaoks, kes teab, milliseid koledusi Iisrael on omapoolselt samamoodi seal korda saatnud. Praeguseks rohkem kui 10 000 inimest on oma elu kaotanud ja 10 000 on selle konflikti taustal siis vigastada saanud Palestiina poole peal, eriti just Gaza sektoris. Ja näha seda, kuidas Iisraeli sõdurid on tegelikult väga mõnitavalt käitunud ja üleüldiselt ka Iisraeli avalik üldsus on levitanud siis TikTok'e, kus nad põhimõtteliselt mõnitavad siis palestiinlasi, kellel ei ole siis elektrit, vett ja toitu ja kellel ei ole ligipääsu sellele. Iisraeli popstaarid teevad laule sellest, kuidas Iisraeli sõjavägi võiks ikka veel rohkem lapsi tappa ja siis selle taustal nagu Iisraeli delegatsioon kannab siis Taaveti tähte, et see on minu jaoks lihtsalt nagu väga moraalselt lihtsalt vale. Aga liikudes su algse küsimuse juurde, kus me siis rääkisime Eestist, et ma lugesin Peeter Espaku artiklit, see vist ilmus Postimehes ja seal ta tõi välja, et palestiinlasi toetavad Eestis eelkõige, või üleüldiselt maailmas, aga Eestis ka siis, et toetavad sellised vasakpoolsed haritlased, mis on jah selline huvitav väide, et kui me näiteks vaatamegi seda meeleavaldust, mis toimus ja kui me vaatame, ongi EKA tudengid näiteks, kes on mingisuguseid toetuskirju siis Palestiinale saatnud, siis näiteks siis Peeter Espak räägib, et see on justkui juubeldav terrorit õhutav selline meeleavaldus, mis minu arust on täiesti vale ja kui ma saate alguses mainisin, et see slogan, mida siis kasutati meeleavaldustel, kus öeldi, et jõest mereni saab Palestiina vabaks, see tegelikult ju, kui sa mõtled sellele lausele, siis enamik inimesi, kes käivad selle lausega protesteerimas, see tähendab nende jaoks puhtalt seda, et nagu palestiinlased saavad vabaks Iisraeli alt, mitte seda, et nüüd me kõik juudid seal hävitame ja umbes paneme palestiinlased tagasi sinna aladele elama, kus nad siis 2000 aastat elasid. Et see tähendab minu jaoks ja enamike teiste inimeste jaoks, kes Palestiinat toetavad, tähendab hoopis lihtsalt seda, et nagu palestiinlased võiksid ka vabadust nautida nagu siis teised riigid ja nagu eestlased ja lihtsalt selline mustvalge lähenemine sellele konfliktile minu arust ei ole absoluutselt õige ja see polariseerib ühiskonda nii hullult, et nagu jah, selle lause puhul ongi suurim probleem see, et seda saab tõlgendada igatepidi, et kes tahab tõlgendada nii, kes tahab tõlgendada naa. Aga tõepoolest Eestis on praeguseks ajakirjanduse kaudu avaldatud 2 avalikku kirja. Esimene oli 25. oktoobril 134 ühiskonnategelase avalik kiri, milles siis nõuti Eesti valitsuselt Gaza tsiviilelanike inimõiguste eest seismist ja selge seisukoha võtmist Gaza sõjategevuse koheseks lõpetamiseks. Selle kirja kohta tuli ka palju vastuga ja ajakirjanduses. Viimatine oli eilne Andrei Fostovi Ekspressi kriitika, kus siis selles samas pöördumises kasutati sõna valimatult, ehk siis Iisrael on Gazat nii-öelda valimatult pommitanud, et sellistes avalikes kirjades tuleb kindlasti sõnadele nii-öelda tähendustele tähelepanu pöörata. Teine avalik kiri 31. oktoobril, 52 kultuuritegelase avalik kiri siis Iisraeli kaitseks, kus siis ka tunnistati Palestiina rahva õigust enesemääramisele ja siis toetavad 2 teineteist austava riigi
ideed, aga ma arvan, et siin ongi võib-olla paslik liikuda vaikselt ajakirjanduse juurde, et kui me vaatame rahvusvahelist ajakirjandust praegu või välisajakirjandust, BBC, CNN, Euronews, siis me näeme seda, et avalehelt on Ukraina tegelikult peaaegu kadunud. Kui on siis mõni üksik uudis selle kohta, et kuidas te kõik nagu tunnetate, et kas nagu Ukraina sõja teemalt on nii-öelda tähelepanu nüüd ära kadunud mõneks ajaks? Ma ütleks, et ei, ja tänase seisuga tegelikult üks mu õppejõududest, kes õpetabki Euroopa Liidu institutsioone, mulle tuli siis täna loengusse rõõmusõnumiga, et Ursula von der Leyen külastas Kiievit ja põhimõtteliselt siis andis ukrainlastele teada, et 90% nende nõuetest või nendest kriteeriumidest, mis neil paluti täita, et Euroopa Liitu astuda, 90% nendest on täidetud ja nüüd algab siis nagu väga tõsine Euroopa Liitu astumise suunas hakkab siis nüüd tegevus toimuma. Et see on kindlasti väga hea uudis, et kindlasti riigid omavaheliselt tegelevad endiselt Ukraina küsimusega väga süvitsi edasi ja see ei ole nagu lõppenud. Iseasi on see, et kas see on meedia huviorbiidist väljas. Ma arvan, et meedia on tänapäeval selline entiteet, et mis on parasjagu kõige rohkem siis nagu huvitav, mis on parasjagu meedia huviorbiidis, see on see, mida kõige rohkem kajastatakse ja Ukraina sõda on nüüdseks juba üle aasta aja kestnud, et paratamatult ma arvan, et lihtsalt meedia on siis hetkeseisuga otsustanud rohkem siis Iisraelis ja Palestiinas toimuvat kajastada, aga ma ei ütleks, et riigijuhtide jaoks on Ukraina tahaplaanile jäänud, et Ukrainaga seoses on toimunud väga-väga positiivseid edusamme. Ja no selles mõttes, et ajakirjaniku või ajakirjanduse vaatevinklist ka, et seda patiseisu kajastada lõpuks, no ma arvan, viimased 2-3 kuud juba igas toimetuses mõeldi, et mida me nüüd selle Ukraina kohta kirjutame, nüüd tegelikult on keeruline. Ja ma arvan, et me oleme nagu siukse kaare peal, et me käime seal Hamasi Iisraeli konfliktis ära ja siis me tuleme kuskile keskteele tagasi, kus tegelikult jagub ruumi nagu mõlema konflikti jaoks. Aga mis mulle nagu, see on mu isiklik sisetunne, mis mulle nagu tundub, et sümpaatiat on läänes Iisraeli suhtes rohkem, kui oli Ukraina suhtes. Koheselt on kõik, kas me räägime siis Saksamaa riigijuhtidest või Prantsusmaa riigijuhtidest, nad on koheselt valmis resoluutseid sõnavõtte tegema. Aga Ukraina puhul Ida-Euroopa ikkagi pidi kuid või isegi kauem veenma, et olukord on päriselt selline, nagu see on. Et see on niisugune huvitav tähelepanu, kas te nõustute sellega või mitte? Ja ma arvan, et siin peab vaatama seda ajaloolist tausta, et sakslastel on alates siis tegelikult pärast teist maailmasõda selline vabandamispoliitika, eks ole, kus siis see välispoliitiline suunitlus on võetud sellele, et me vabandame oma tegude eest teises maailmasõjas ja sellesse haakub ka see Iisraeli toetamine sellesse poliitikasse. Et Saksamaa samamoodi nagu USA toetab tugevalt Iisraeli just selle nii-öelda ajaloolise tausta tõttu ja Prantsusmaa samamoodi. Prantsusmaal on väga suur juudi kogukond ajalooliselt olnud alati ja Dreyfuse afäär on Prantsusmaa ajaloos ülimalt olulisel kohal, ses suhtes nemad ka ilmselgelt toetavad siis Iisraeli, et lääneriikidel on olnud Venemaast enne Ukraina sõda, Saksamaa puhul samamoodi. Juba külma sõja ajal hakkas selline poliitika, mis välispoliitiline suund, kus siis võeti suund nagu heade kaubandussuhete, suhtluse hoidmisele, et see siis nagu lähendab ja demokratiseerub siis seda teist poolt, et paljud lääneriigid on siis Venemaaga käitusid samamoodi tegelikult pikalt kuni Ukraina sõja alguseni. Saksamaa eriti lootis, et läbi selle kaubandusliku, majandusliku koostöö Venemaa kuidagi demokratiseerub, muutub patsifistlikuks, mis iganes. Et ma arvan, et seal võttis aega see ülessärkamine sellest illusioonist, mida meie siin Ida-Euroopas oleme tundnud viimased 100 aastat, aga Lääne-Euroopasse see ei ole jõudnud. Prantsusmaal on olnud ajalooliselt Venemaast väga hea ettekujutus
sellest haritlaskonnast, haritud vene aadlikud, kes põgenesid Prantsusmaale näiteks ja aktiivselt ka kui oli Eesti vabadussõda, see on üks selline periood või kus Eestil oli vaja välisabi, välistoetust, tegelesid need Venemaa haritlased tegelikult, kes olid siis nii-öelda valgete poolel aktiivselt lobitööga just nimelt Prantsusmaa osas, et lääneriikidel ja Prantsusmaal võttis väga kaua aega, et Eesti riiki de jure tunnistada. Nii et seal on näha ilmselgelt selline ajaloolise tausta erinevus, mis siis väljendub ka selles, et ja meediakajastuse puhul, et miks võib-olla, kui vaadata globaalset meediat, Ukraina on tahaplaanile jäänud, sellepärast, et tihti need väljaanded, mis sa välja tõid, CNN, BBC, nad on ju riikides, kus on hästi palju multirahvuselised riigid, eks ole, sul on hästi palju erinevaid kultuure koos ja ilmselgelt selline teema nagu Iisraeli-Palestiina sõda tekitab suuremat vastukaja, sest need inimesed, paljud on sellest piirkonnast pärit, sugulased seal või teavad seda ja ma arvan, et see on nagu nendes ühiskondades võib-olla ühiskonnasiseselt võib-olla natuke relevantsem teema lihtsalt, kui see Ukraina-Venemaa sõda, millest mida paljud läänes siiamaani ilmselt ei mõista. Aga ma ei ütleks ka seda, et Iisraeli ja Palestiina sõda on olnud nagu justkui ühehäälselt lääneriikide poolt on võetud suund, et ollakse Iisraeli poolt, et see on kindlasti suur enamus, aga tegelikult Euroopa Liidu siseselt on puhkenud väga suur skandaal, sellepärast et Ursula von der Leyen siis külastas konflikti algfaasis Tel Avivi ja avaldas siis põhimõtteliselt kogu Euroopa Liidu eest siis nagu toetust Iisraelile. Ja selle peale on hetkel siis seal Euroopa Liidu Commissionis on väga suured sõnavõtud ja ka Europarlamendis on väga suured sõnavõtud olnud, eriti just siis näiteks Iirimaa poolt, et Iirimaa saadikud on täielikult hukka mõistnud selle, et mingisugune Ursula von der Leyen avaldab siis nende eest toetust mingile riigile, et Euroopa Liit on eelkõige, see on muutumas rohkem poliitiliseks üksuseks, aga siiski liikmesriigid, mina kindlasti ka toetan seda ideed, et liikmesriigid võiksid nagu selle hukkamõistmise ikkagi enda otsustada jätta, mitte et Euroopa Liit justkui supranatsionaalse institutsioonina lihtsalt ütleb, et nii, et me nüüd toetame siin Iisraeli ja siis sa ei taha ju olla see teistsugune ka Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes siis ütleb, et et tegelikult ma olen ikkagi Palestiina tsiviilelanike poolt, et see on hästi keeruline. Ja ilmselt seal Euroopa Liidu avalduse taga on, ma arvan, ka soov Ursula von der Leyenilt näidata Euroopat kui mingi ühtse üksusena ja siis sellel oleks võib-olla avalduses nagu suurem kaal, et terve siuke ühtsus meie Euroopa ühtsena, eks ole. Tal ei ole seda õigust lihtsalt. Jah, aga ma arvan, et see võis olla tema selline nagu mõte seal taga äkki, et võimalik. Et kindlasti liikmesriigid on erinevad. Iirimaa puhul väga hästi ajalooliselt taaskord mõista, miks nemad on valinud teise suuna, eks ole, sest britid on olnud neil ajalooliselt sellised okupantide rollis, et kindlasti sümpatiseeruvad selles mõttes rohkem nagu Palestiinaga sellel teemal. Üks asi, mida veel on ajakirjandusele ette heidetud, on tegelikult allikakriitilisus. Kui me räägime sellest, et kui kirjutatakse uudis mingite arvudega ja alles artikli lõpus on välja toodud, kus need arvud pärinevad, siis tegelikult tuleb see kohe algus välja tuua, sest et on tõesti küsitud seda, et kui palju peaksime uskuma Hamasi nii-öelda neid hukkunud isikute arve, mida siis ajakirjanduses kajastatakse. Et ka seda on ajakirjanikele ette heidetud, olla rohkem allikakriitiline ja et see kõik läheks läbi ikkagi tihedamast filtrist. Üks asi on jah see, et kuhu sa selle numbri või selle, mitte numbri, vaid selle allika paned, aga teine asi on see, et praegu on ikkagi konflikti piirkonnas väga suur probleem see, et lääne ajakirjandusväljaannetel ei ole koha peal professionaalseid ajakirjanikke ja nad ei pääse ka sinna kaasasse praegu enam väga lihtsalt. Et põhimõtteliselt väga suur osa sellest nii-öelda
sõjaajakirjandusest põhineb kohalikel allikatel ja nende hindamine on suhteliselt keeruline, kui mitte võimatu, et sealt mingisugust objektiivset asja leida, sest mida ajakirjandustudengitele õpetatakse, nagu sõjas valetavad kõik, on ju, ja see on, selles olukorras ongi nagu keeruline üldse mingisugust nii-öelda objektiivsust, kuigi see peaks eesmärk olema mingit objektiivsust leida ja teine asi on see, et tegelikult väga paljudele suurtele just lääne väljaannetele on ette heidetud seda, et nad sõja algusfaasis hoidsid väga tugevalt Iisraeli poole, aga ma arvaks, et see on tingitud ikkagi sellest, et lähtepunktiks võeti alguses ikkagi Hamasi rünnak. Ja teine asi, et väga kiiresti Iisraeli siis riigipoolne kommunikatsioon hakkas levitama inimohvritest videoid ja need on need, millega saab lääne ühiskonda alati nagu köita on võib-olla vale sõna selles kontekstis. See on võib-olla ka Al Jazeera taktika praegu Palestiina poole peale. Võimalik, ma ei ole sellega nii kursis, aga täitsa võimalik. Et selles mõttes jällegi kommunikatsiooni esimene reegel, et see, kes suudab esimesena oma sõnumi eetrisse lasta, sellel on tegelikult pikas plaanis edu, on ju. Ja praegu me näeme seda tegelikult, et Iisrael on suutnud selle ära kasutada, selle hetke, momentumi. Ma ütleks võib-olla ajakirjanike poole pealt, et eestlasi Iisraelis on üsna palju seda kajastamas ja ma nõustun sellega, et kindlasti ei oleks hetkeseisuga võimalik minna Gazasse kajastama, et see on lihtsalt liiga eluohtlik, liiga palju ajakirjanikke on seal surma saanud, aga ma ütleksin küll seda, et need ajakirjanikud võiksid käia vähemasti läänekaldal, sellepärast, et läänekaldal saab ikkagi nagu vähemasti mingisugust perspektiivi teise poole uskumuste vaadete ja kannatuste ja mille iganes kohta, et mingu Jeruusalemmas sul läheb buss Petlemma, sa saad nagu vabalt sinna liikuda, lihtsalt sa pead nagu tohutul hulgal läbima mingisuguseid Iisraeli vahiposte seal on ju, et seda ma heidan küll hetke seisuga Eesti ajakirjanikele, et on ainult Iisraeli poole peal mindud, sellepärast et läänekaldale on tõesti võimalik minna, see ei ole ohtlik. Ja kui me juba siin surma saanud ajakirjanikeks rääkisime, siis eilse seisuga oli veel 37 ajakirjanikku ja meediatöötajat tapetud ja tänaseks on see arv 39 ehk ööpäevaga on lisandunud 2 surnud ajakirjanikku ja 8 ajakirjanikku viga saanud, 3 on kadunud ja 9 on arreteeritud ehk siis see näitab, et tegelikult selle nii-öelda kriisikoldes ajakirjaniku töö on äärmiselt eluohtlik, aga vajalik ja ka see diskussioon on avaliku sees tekkinud, et kuidas piiratakse seal koha peal ajakirjaniku tööd, et kuidas seda tegelikult ei tohiks teha. Ma olen lugenud selle kohta nii palju, et ikkagi kohati spekuleeritakse, et tõendeid kui selliseid ei ole, et mitte kumbki pool ei ole seda omaks võtnud, aga spekuleeritakse küll seda, et neid Gaza sektoris ja Liibanonis reportaaži tegevaid ajakirjanikke on siis nagu justkui tahtlikult sihikule võetud koos nende perekondadega, et eriti just Al Jazeera, mille ärakeelamise suunas liigub hetkel Iisrael ja et jah, see pole selline confirmed info, aga nagu justkui on järjest rohkem hakatakse spekuleerima seda, et nagu Iisrael tegelikult ei taha, et seda Gazas toimuvat kajastatakse, ehk siis nagu sihilikult tegelikult lastakse neid ajakirjanikke maha ja on ka olnud nagu selliseid reportaaže, et need ajakirjanikud justkui on ainult paari meetri pealt, neil on ju need vestid seljas, kus on kirjas meedia, neil on kiiver peas, nad on väga selgelt nagu erinevad siis ülejäänud massist, et nad on väga selgelt nagu meedia, et neil on siis paari meetri pealt ka nagu maha lastud, et see tekitab minus küsimusi. Ja kui rääkida sellest must-valgest, siis ma arvan ka kindlasti Hamas teatud teemadel ei ole huvitatud, et jõuaks midagi väljaspoole Gazat, et ma arvan, et ka Hamas ja seda näitab nende varasem poliitika, et nad on samuti vägagi valmis, ma arvan, represseerima välisajakirjanikke, et see ilmselt mõlemalt poolt käib selline summutamine, teabe edasi pääsemise summutamine erinevad vahendid pidi siis. Ja see on
huvitav ka, kuidas on hästi suur valeinformatsioonikampaania, et Netanyahu ütles üsna sõja alguses, et vaadake, et Hamas raius beebidel päid maha ja ajakirjanikud üle maailma siis kajastasid seda põhimõtteliselt Netanyahu suu läbi. Ütlesidki, et et Hamas nüüd raiub beebidel päid maha ja mingisugune Iisraeli tüdruk oli video siis sellest, kuidas ta kuskil väga kaugel taustal nägi mingisugust hunnikut, kus isegi ei olnud laipu ega midagi, aga lihtsalt nägi mingisugust hunnikut ja siis ta oli nagu, et vaadake, et seal ongi need nagu maha raiutud peadega beebid, et tegelikult Iisraeli enda valitsus tegelikult võttis selle statemendi siis pärast tagasi ja hästi palju on olnud ka kuuldusi sellest, kuidas justkui Hamas kasutab inimkilpidena naisi ja lapsi, kuigi tegelikult Iisrael tegelikult ju carpet bombib täielikult sodiks mingisuguseid terveid linnaosi ja siis, kui anti palestiinlastele siis 24 tundi, et Gaza põhjaosast evakueerida, siis nad soovitasid neil minna ühte kindlat nagu teed pidi ja siis nad pommitasid seda teed ka, et nagu seal on lihtsalt, see tekitab minus nii palju küsimusi, aga kui rahvusvaheline meedia kajastab seda nii, nagu ta kajastab, siis nagu siiamaani on mingisugune stigma inimestele, et Hamas justkui tappis beebisid ja Hamas kasutab, teie Vox Populis oli ka kuulda, et üks härra ütles, et Hamas kasutab siis naisi ja lapsi inimkilpidena, et see lihtsalt nagu, kui sa kohe alguses ütled sellised väga tugevad, väga mustvalgeks seda teemat muutvad statementid välja, siis see tegelikult jääb rahva mälusse ja see ei tule sealt enam nii kergelt välja. Sellepärast, et seda viga, mida ajakirjanikud teevad, seda ei kajastata väga, seda ei taheta öelda, et me tegime siinkohal vea, et me sellist asja nagu kajastasime, et seda, see lihtsalt jääb nüüd inimestele justkui sinna kuklasse, et Hamas on halb. Ja seal ajakirjanike hukkunud ajakirjanike neid lugusid lugedes, tegelikult need on suuremas osas kõik talletatud ja seal oli huvitav oligi see, et kui sa võrdlesid nagu Iisraeli ja Palestiina päritolu siis ajakirjanikke, siis mulle jäi silma, et väga paljude Palestiina ajakirjanike puhul oli hukkunud koos nendega ka pere, aga Iisraeli ajakirjanike puhul seda nagu ei olnud. Et võib-olla see räägib ka selle eest, mis taktikatega seal siis tegutsetakse, aga võib-olla sellist üldistust teha ei saa, ma ei tea. Üks näide oli küll Iisraeli enda meediast käis läbi, kus Iisraeli valitsus ise või mingisugune valitsuse esindaja siis võttis sõna, et täna me siis pommitasime Gazas teatud sihtmärki, et selleks sihtmärgiks oli siis teatud ajakirjaniku pere, et seda tehakse tegelikult teadlik. Ja taaskord näitab, et see Hamasi hästi organiseeritud rünnak, mis ette võeti 7. oktoobril või selline reid eelneva siis treeninguga Iraanis, on tegelikult ikkagi toonud kaasa siis Iisraeli poole pealt sellise vihalaine, et tegelikult mina isiklikult arvan, et Hamas on teinud endale ikkagi nagu karuteene, et saada sellise vihalaine otsa nagu sattuda rahvusvahelisel tasandil ja Iisraeli käest. Et üks tulevik näitab, kas see organisatsioon suudab mingil moel tulevikus nagu säilida sellisena, nagu ta praegu on. Et väga keeruline ja kindlasti on, ma arvan, selles olukorras ma ei arva, et siin on keegi, kes on ülimalt õiglane ja keegi, kes on ülimalt halb, et see on väga selline hallides toonides tuleb seda kõike vaadata, et siin tõesti minu meelest puhtaid osapooli ei ole. Aga ma ütleks ühe sõna, proportsionaalsus ja see on kõik. Ja ma arvan ka, et meediatarbijatena, ka sotsiaalmeediatarbijatena eriti tuleb olla allikakriitiline ja igal pool räägitakse mingeid lugusid, tuuakse mingeid näiteid, tuuakse välja mingisuguseid arve. Me ei saa olla mitte kunagi lõpuni kindlad, kas need on moonutatud või mitte ja nagu me teame, siis sõjas käib pidev propaganda, pidev infosõda, mida siiapoole siis ka siinpoole siis ka kajastatakse, et kindlasti meediatarbijatena võib-olla siin lõpetuseks ongi hea öelda, et tuleb olla allikakriitiline ja mitte päris kõike ka tõe võtta.
Ja ma võib-olla küsikski teilt mõlemalt, nimetage nagu paar allikat, mida te soovitate selles konfliktis nagu jälgida, et paremat pilti ette saada või mida te ise kasutate? Ma olen juba tegelikult aastaid jälginud hästi palju Al Jazeerat ja ma nagu suudan selle suhtes olla ka allikakriitiline, et ma nagu saan aru, et see on väga palju kajastab rohkem seda, mis toimub Palestiina poole peal ja kindlasti ei ole ka, ei saa kõike 100% tõe pähe võtta, aga minu jaoks on see väljaanne üks sümpaatsematest. Eesti meediat ma kahjuks üldse enam ei tarbi, ma olen ääretult pettunud Eesti meedias. Tahaks kohe küsida. No lihtsalt see, kuidas seda konflikti alguses käsitleti, et iisraellased tapeti ja palestiinlased surid, et nagu seal oli nii palju asju, mis lihtsalt ajasid mul südame nii pahaks, et ma ei julge enam lugeda Eesti meediat. Minu jaoks on keeruline, sest ma saan selgelt aru, et tarbides meediat nagu BBC või BBC siis põhiliselt, et see on ilmselgelt nagu kallutatud, samamoodi Al Jazeera, et selliste sündmuste puhul ongi hästi keeruline, tuleb leida mingi kesktee, et tõde on ilmselt seal kuskil, see on minu enda isiklik arvamus, et kui sa vaatad ütleme Al Jazeerat näiteks ja vaatad BBC-d või CNN-i või ükskõik millist, mis on võib-olla Iisraeli poolsem, et siis tuleb võtta selline nagu neid mõlemaid vaadata ja sealt mingisugune kesktee leida, allikakriitikaga siis elimineerida mingid asjad, et vaadata mitmeid väljaandeid, et ma ise tegelikult vaatan siukest kanalit, ta on saksa keeles ka, inglise keeles ka olemas, ma avastasin, Arte teeb minu meelest väga häid, teevad koostöös erinevate meediakanalitega debatte, mis on väga huvitavad, kus on kõik osapooled kaasatud ja nad teevad ka väga häid reportaaže ja dokumentaale, et ma tõesti soovitan, mina olen tõesti leidnud Arte enda jaoks nende teemade käsitlemisel väga hea allikana, sest seal on tõesti mõlemad pooled kajastatud. Ma olen jälginud need on sellised geopoliitika saated, kus nad võtavad piirkonna ette ja räägivad seal erinevate inimestega, et neil on saksa keeles, prantsuse keeles ja inglise keeles täitsa olemas meedia ja tõesti pean ka ütlema, et Eesti meediat ei tarbi ja vahepeal vaatan prantsuse meedia poole pealt Le Monde'i ka, et kogemata kunagi panin, et send notifications ja siis nüüd mul tuleb kogu aeg siia arvuti ekraanile. Et minu meelest Le Monde on ka täitsa nagu mõlema poole olukorda kajastab. Üldse niisugused reportaažid, et ma arvan, on väga kasulikud. Kui ma ütlen enne, kui sa saate välja juhatad, siis Eesti ajakirjanduse kaitseks natuke peame siin propaganda tegema, et lugege Eesti ajakirjandust ka, et no võib-olla nii hullud need asjad ei ole, aga ma saan väga teie vaatepunktidest aru. Ja, siinkohal ongi aeg saada lõpetada, me oleme tegelikult pool tundi läinud planeeritud ajast üle, aga väga põnev oli ja aitäh kuulajatele, kes meiega siia lõpuni vastu pidasid. Kindlasti leidke meid ka erinevatelt sotsiaalmeediakanalitelt. Samuti visake peale RSR-i podcastile Ringjoon. Samuti suur tänu meie tänastele külalistele Solveig Johanna Niitra ja Siim Vaher. Suur tänu. Aitäh teile. Kohtume 2 nädala pärast uuesti, kui on juba uus teema ja uued külalised. Tšau. Kuulmiseni. Islamistlik rühmitus Hamas tegi Iisraelile mastaapse üllatusrünnakuse. Iisraelil on õigus kaitsta oma inimesi. Peaminister Benjamin Netanyahu kuulutas välja sõjaseisukorra.